aga kui räägitakse kuubi diagonaalidest, siis ei mõelda seda joont, mis läheb siin tahu peale diagonaalselt. Kui mõeldakse kuubi diagonaali, siis mõeldakse ikkagi nagu seda joont siin, seal kuubi sees. Et mõelge enda mõte sinna kuubi sisse. Teine diagonaal tuleb siis siia. Noh, Sebastian, räägi mulle asju. Ma ei oska rääkida. No, küll ainult jutustad seal. Ma üritan meil treenida kuupi jõustada. Okei. No üks näide siin. Ma alustan alati, et ma teen alla mingisuguse rööpküliku, siuke suht nagu kitsa. Ja siis panen kõrgused. Ja siis üles sama rööpkülik. Niimoodi saab suht hästi. Aga hetkel nüüd 2 diagonaali on siis seal ning nende diagonaalide vaheline nurk, mida ülesanne küsib, on siin. Ehk siis see on nagu, jah, ruumiline mõtlemine tuleb väga kasuks. Et see, ta on nagu veits kaldu hetkel, on see punane kolmnurk, mis siia tekib. Ta on nagu veits nagu sellised mingi nurga. Selle kuubi sees, mitte kuubi pinnal, vaid kuubi sees. Et aga jah, me peame kuidagi nüüd välja arvutama, et mis see alfa seal on. Me peame kuidagi jõudma selle alfani. Ning ma pakun mingisuguse idee välja. Et öelge mulle mingi hea täht, millega võiks tähistada selle kuubi külge. Davai. Ehk siis kuubi külg A, seega kõik tema küljed on pikkusega A. Ma tahan jõuda selle kolmnurga sisse, kus kohas see nurk nagu on. Ma teen selle joonise siia eraldi välja. Siis pool diagonaalist ja pool diagonaalist ja siis on see sinine A veel siin. Need 2 tükki siin on siis nagu, need on need pool diagonaalist, 0,5 D-d ja 0,5 D-d. Mõistate seda mõtet, miks need 0,5 on? Pool. Jah, sest et nagu kuubi sees need diagonaalid, nad nagu poolitavad teineteist, et kuup on hästi siuke korrapärane kujund. Kui sa need diagonaalid sisse joonestada, siis nad lähevad täpselt keskelt nagu lõikavad teineteist. Kas ma võin enda jaoks üks kahendik teeb? Absoluutselt. Absoluutselt. Mulle endale meeldib see 0,5 veits rohkem. Siin on ka 0,5 teed. No nii, okei, ja see nurk, mida me otsime, siis on see alfa. Nüüd ma tahaksin kogu selle ülesand, kogu sellist taoliste ülesannete võti seisneb selles, et selle kolmnurga külgedeks on meil hetkel erinevad tähised. Ma tahaksin, et need tähised oleksid samasugused. Ma tahaksin, et need tähised oleksid samasugused, sellepärast siis ma saan teha mingi võrrandi, kus need tähised äkki taanduvad välja. Kui nad ei ole samasugused, siis nad ei saa välja taanduda, sest et me ei saa neid kokku liita. Me saame ainult sarnaseid liikmeid kokku liita ja teha sarnaste liikmetega erinevaid tehteid. Ma tahaks, et nad oleksid samasugused. Nüüd on siis siuke variant, et me kas liigume siit diagonaalist A juurde või siis A juurest diagonaali juurde. Ma ise pakun välja, et alustame äkki siit A juurest ja üritame jõuda siis selle diagonaalini A kaudu. Ehk siis üritame, kuidas see matemaatiliselt nagu ilusti kõlab, üritame diagonaali avaldada A kaudu. Ehk siis ma tahaksin saada
diagonaali avaldada mingite A-de kaudu. Et nagu, et siin on mingid tehted, kus on siis nagu need A-liikmed sees. Ehk siis ta võib olla siin näiteks, ma ei tea, mingi 0,5, mis iganes mingi pluss 3 A-d või noh, okei, need saab veel kokku liita. Et igal juhul siin tuleb mingid A-d, aga ma ei tea veel, missugused need A-d on, sinna ma tahakski jõuda. Et kuidas ma jõuan A-de kaudu sinna diagonaalideni? Kus see kolmnurk, mis peal tekkis, kus see on võrdkülgne? Ta ei pruugi olla võrdkülgne, aga võib-olla on, ma ei tea. Ma tean seda, et ta on võrdhaarne. Et ta on need kaks, need on nüüd mõlemad on siis 0,5D, sama pikad. Tal on ainult ju kaks nurka samad, kõik kolm tükki ei ole samad. Jaa. Ainult kaks nurka on samad, jah. Aga kuidas me selle kuradi diagonaalini jõuame? No ma pakun mingisuguse idee välja. Mis sa, Kaspar, arvad, et kuidas selle diagonaalini nagu jõuda? Selle A kaudu? No see kuradi kosinus teorem. Kui me teeks, meil ei ole ühtegi nurka teada. Kui me hakkasin kosinus teoreemi kasutama, siis meile jääks, me saaksime jah selle D kuidagi äkki avaldada või aga siis jääks meile sinna sisse A ja alfa, nad mõlemad jääksid sinna sisse. Ma tahaks, et ainult A jääks sinna sisse. Lõpuks kosinus teoreem tuleb meil appi küll, aga hetkel meil ei ole veel kosinus teoreemist nagu tolku, sest et me ei tea A-d ja me ei tea D-d. Me ei tea mitte midagi enam. Siin ei ole mitte midagi teada. Ehk siis ma hetkel... Diagonaalid ristuvad ju? Ei. Ei ristu või? Ei pruugi. No siis on, see on kuup ju, siis on ju. Kellel on seda pikad? See on lihtne, mul on 90 kraadi juba, selle jama võib ära unustada, eks. Arvad, jah? Jah. See on vana. Küll et sama pikad. Te oleksite üllatunud, kui ma ütleks, et ei ole. Jaa. Olge siis üllatunud. Ma ei ole üllatunud. Vastus on ei ole 90 kraadi. See oleks väga lihtne ülesanne muidu. Aga jah, kuubi diagonaalid ei ristu. Tahaks nagu öelda, et ristuvad on, sest ta on nii korrapärane kujund, et nad on nagu risti, aga nad ei ole tegelikult. Nad ei ole. Sellepärast, et need diagonaalid nagu, mõelge niimoodi, et ma joonestan ainult selle kuubi põhja. Ma ei tea, kui väga teid see mõte kaasa aitab, aga kui ma teen lihtsalt selle kuubi põhja, siis siin need diagonaalid ristuvad, on ju, kuubi põhja peal. Mitte kuub, noh jah, kuubi põhi, ehk siis ruut. Siin need diagonaalid ristuvad. Aga nüüd tõstke siit otstest enda mõttes need nagu ülespoole. Täpselt nii nagu siin on. Et siit on need nagu põhja peal kinni võetud ja on tiritud siia ülesse. Ja siis mida ma tahan öelda, et see natuke nagu venib välja, ta ei ole enam päris 90 kraadi. Ta natukene läheb väiksemaks, kohe kui sa hakkad nagu ülesse poole liikuma, niimoodi otse ülesse. Et sa ei lähe nagu ringi peal nagu raadius või mingisugune kaar, vaid sa lähed nagu üles otse, siis see 90 kraadi nagu natukene pressitakse kokku seal. Aga ma mõistan seda mõtet, et miks tahaks öelda, et see on 90 kraadi. Sa pole esimene, kes niimoodi üritab väita, aga ei ole. Ruumiliselt oleks seda hea näha, aga või noh, kui oleks mingi kuup meil välja pakkuda siin, aga ei ole. No ma pakun mingisuguse idee välja, ma tean, miks see hetkel tundub keeruline, aga kuidas ma jõuan sellest A-st diagonaalini? Kõigepealt ma lähen siia enda mõttes. Mis asi see on, Kaspar? See oranž joon? See on siis põhjadiagonaal. Jah, täpselt. Ja siis siin on ka A, on ju. Põhjadiagonaal, ma ütlen, et ta on siis näiteks lihtsalt väike D. Kuidas ma saaksin selle diagonaali avaldada
külje kaudu. ja täpselt nii. ehk siis D võrdub külgede kaudu hetkel siis A ruudus pluss A ruudus juure all, ehk siis tüüpiline Pythagorase teoreem. seda võib kasutada, sest et ruudul on külgede vahel täisnurk. ning hetkel siis need võib kokku liita siin. 2A ruutu. ning noh, selle A saaksin veel juure alt välja ka tuua. ehk siis A ruut juurde 2. okei, davai. diagonaal on siuke. siin tuletan meelde, on ka A seal taga. ehk siis siia joonestub välja väike kolmnurk, kus on mingi muu värv, roheline. ma lähen siia oma mõttes nüüd siia kuubi sisse. kuidas ma mida tean? Et kuidas ma tean seda või? ta on ruudus. miks ta ruut juurde ette tuleb pärast? kohe näitan. ütle, et see, ütle mingi väärtus. mingi suvaline arv. 3. Davai. 3 ruudus. millega see võrdub? 3-ga. ma olen nõus. tuli juure alt välja, onju. siin ka tuli juure alt välja. et kui siin oleks tal näiteks veel mingisugune, oletame, et siin on mingisugune korda 2. siis see 2 jääb juure alla. aga 3 tuleb juure alt välja. ja siis kõik need arvud, mis on ruudus, tulevad juure alt välja. sest nagu see ruut ja ruutjuur, need nagu nullivad teineteist ära, sisuliselt. väga hea küsimus. miks ma nii tegin? aga jah, niimoodi saab tõsta. jah, ja see on ka siuke liigutus, et seda nagu ei pea tegema, aga tavaliselt, kui sa lihtsustad seda asja siin natukene, siis ta muutub pärast mugavamaks, aga ta ei ole nagu ülitähtis. sa võiks ikka sellega nagu mugavasti edasi minna. ja tegelikult sa võid sellega ka edasi arvutada, aga siis on sul väga ebamugav lihtsalt. jah. Toi, lähme sinna rohelisse kolmnurka. siin ma tuletan meelde, missugust tüüpi kolmnurgaga see roheline, missugune kolmnurk ta on, Sebastian, mis sa pakud? see roheline? jah. täisnurk. täpselt nii. see täisnurk on hetkel siin. ta meie joonise peal ei näe täisnurkne välja, aga ta on kuup, ta on ruumis hetkel. et ta on põhja diagonaalil ja selle kõrguse vahel siin on täisnurk. kui nüüd enda hea oleks, kui mul olekski mingi kuup nagu kaasas, aga noh, jah, siin on need ruumilised ülesanded, siin on nagu rõvedalt palju vaja enda kujutlusvõimet kasutada, et minna sinna ruumi sisse ja kõndida seal ringi ja üritad aru saada, kas ta on mingi täisnurk või ei ole. aga jah, kuubi puhul ta siin on suht kindlalt. no nii, ehk siis siin all see D, ma sain aru, et see D on võrdne A ruutjuur 2-ga. seega siin on külg A ja siin on külg A ruutjuur 2. mis on järelikult see diagonaal siin? kuidas ma selle diagonaali nende A-de kaudu saan? selle punase. kui tegemist on täisnurkse kolmnurgaga. täpselt nii. ehk siis, kuidas saada see punane diagonaal nende A-de kaudu? punase diagonaali, ehk siis terve selle diagonaali saan ma kätte siis, kui vale asi. saan ma kätte siis, kui ma ütlen, et A ruudus pluss siis on A ruutjuur 2 ruudus ja kogu see asi juure all. Nonii, okei. siin saab veel natukene
või teeme väikse seisaku, kust ma selle üldse välja võlusin. kas sa, Merleen, oskaksid paari selgitusega öelda, et kust ma selle sain? jah, avaruudus oli meil see külg, mis jookseb ülepoole. see jah? jah, see ruudus pluss siis see teine külg, mis me just leidsime. see jah, jah, see oranž. jah. jah, et see on siis see oranž. jah, ja siis noh, nad on need kaatetid on ju, nende ruutude summa annab meile kogu selle diagonaali pikkuse. niimoodi, aga nüüd ma siis hakkan ma natuke lihtsustan siin, avan need sulud siin sees. siia tekib siis A ruudus korda 2. noh, või siis 2A ruudus on ju, niipidi võib ka kirjutada. ja nüüd siin need A ruudud saab kokku liita, need on sarnased liikmed, mitu tükki siin on 2, siin on 1. 3 tükki on kokku, 3 A ruutu ja Merleen, mida siin nüüd teha saab? jah, A-ruudud saab välja tunda 2A. jah, 3 jääb juurde alla ja siis see A tuleb välja. jah, täpselt nii. hästi sarnane case nagu siin. hästi sarnane case. no nii, ja nüüd on meil diagonaal on teada. aga ma tahaks avaldada seda 0,5 diagonaali. seega, noh, väga keeruline ei ole väga keeruline ei ole saada diagonaalist 0,5 diagonaali. 0,5 diagonaali on sellisel juhul lihtsalt see jagatud 2-ga onju. ehk siis noh, 0,5 A ruutsur 3. kui ma korrutan teda 0,5-ga. võin ka siia öelda, et korrutan 0,5-ga. 0,5-ga korrutamine ja 2-ga jagamine on täpselt seesama tehe tegelikult. no nii, ja nüüd ongi see maagiline asi on olemas. 0,5D on võrdne 0,5 A ruutur 3-ga. ehk siis 0,5 A ruutur 3 ja siin on ka 0,5 A ruutur 3. ja nüüd me oleme selle asja saavutanud, mida ma tahtsin algusest peale saavutada. et meil on siin kolmnurk, kus on ainult A-d. siin on A, siin on A ja siin on A. kõik üled on A kaudu avaldatud. ja nüüd tuleb rolli see mõte, mis sul, Kaspar, oli. mis mõte sul oli alguses? ma ei mäleta. mida? ma ei mäleta. mitte see 90 kraadi, vaid siin kolmnurgas. sul oli mingi mõte? aa jaa, kosinust ei ole. täpselt nii, kuidas koosinus teoreem siin hetkel lähtuvalt sellest alfast kõlab? alfa võrdub siis mis on 0,5 ruutjuur 3 ruudus. kas sa tahad öelda, et jaa. A ruudus võrdub jah? okei, davai. 0,5 A ruutjuur 3 ruudus on jah? nii? no korda 2. jah, sest et siia tuleb teine tuleb veel juurde onju, see samasugune, siia tuleks siis pluss 0,5 A ruutur 3 ruudus. ehk siis seesama asi tuleb juurde. seega ma natuke vähendan seda kirjapilti ja ütlen, et see on lihtsalt korrutatud 2. nii, kuidas edasi? miinus 2 korda. no sama asi ilma ruuduta. jah, sama asi ilma ruuduta, ehk siis jälle korrutan 2-ga seda 0,5 A ruutur 3. nüüd pole isegi sulgi vaja, sest et kõik on korrutamist tehtud. ja mis veel? korda kosinus alfa. Kosinus alfa, täpselt nii. nõus. ja nüüd palvetame, et need A-d taanduvad välja. ehk siis siin praegu no nüüd siin on nagu paar varianti, mida teha.
noh, ma äkki arvutan siin, ma kohe ei taha crazy seda asja tegema hakata. Ma arvutan lihtsalt siin need sulud välja näiteks. 0,5 ruudus on 0,25 on ju. Ja siis A ruudus ja siis ruutjuur 3 ruudus on lihtsalt korda 3. Ruutjuur kaob ära, sest et ruut ja ruutjuur nullivad teineteist ära. Siis kogu see asi on veel korrutatud siin 2-ga. Okei. Siis siia tuleb 2 korda 2 on 4, korda 0,5 on 2. Seega 2 A ruutjuur 3. Korda kosinus alfa. Okei, natuke on nüüd lihtsam. Natuke saab veel lihtsamaks minna, kui need arvud siin kokku korrutada. 3 korda 2 on 6 ja 6 jagatud 4-ga. See oli 1,5. 1,5. Igaks juhuks kontrolli, kui ma siin peast teen, siin võib tulla vigu. Miks ma peast teen? 0,25 korda 3 korda 2. 1,5 A-d. A ruut. Miinus. Sorry, ma tegin siin väikse vea. Siin. Kes märkab, mis siin valesti on? Keegi oskab märgata või? Siin ma tegin ühe loogika vea. Ma arvutasin valesti. Mis siin valesti on? Ma tõmban ringi ümber. Viga on hetkel siin. Seda ei saa väita. Mis see viga on? Mis ta peaks olema? Ja mis on siin valesti? Tegin seda tehtud nagu. Nüüd peaks liitma või? Mida liitma? A ja V. Jah, ei, siin on ikka lahutatud. Ehk siis selle kooslusteoreemis seal on see 2 korda A korda B on ju. Siin on siis 2 korda tah, aga mul ei ole siin A korda B, mul on midagi muu. Mis siin peaks olema? Leidke viga, mis siin peaks olema? Kas see peaks ruudus olema? Täpselt nii. Siin peaks olema ruudus, et siin peaks olema see 0,5 A ruutjuur 3 ja suludes ruudus, et ta on iseendaga korrutatud, mitte 2-ga korrutatud. Ma tegin hetkel selle klassikalise vea, kus ruutu panemise asemel ma lihtsalt korrutasin 2-ga. Jah, täpselt nii. Ehk siis siia, see asi on ka siin vale. Siin peaks olema siis 2 korda 0,25 A ruudus korda 3. Ja nüüd siia 2 korda 0,5, 0,25 on siis 0,5 ja korda 3 on 1,5, seega siia tuleb 1,5 A ruudus. Vot nüüd on see parem. Ma vaatasin, et see A ei kaogi ära, aga ta peab ära kaduma. Ja siis jääb see kosinus alfa. Seal on veel see 2 ka minu. Tore. 2 korda 0,5 ja see 2 on siin sees juba. Kas see teie jutustamine nii häirib? Proovige mulle aru saada, mis mul siin valesti on. Ma proovin aru saada, mis sul seal kirjutatud on. Kus täpsemalt? On väike või? Üldse. Mul nägeb veel veits sitavaks. On või? Peab lähemale istuma tulema. No vaatame. Hetkel praegu siin mulle tundub, et midagi valesti ei ole, mis on hästi tore.
aga kuhu siis edasi minna, nüüd on see juba suht lihtsal kujul, kuidas me nüüd saame siis selle nurga alfa teada? ruutjuurde. ei või? ei saa. Kuidas ma siin, kui ma tahan seda koosinus alfast teada saada, siis ma tahaks teda avaldada. mitte teisele poole. Davai, okei. Ta on selle 1,5 A ruuduga kontaktis hetkel. Ma tõstan ta vasakule poole, muutub positiivseks. 1,5 A ruudus koosinus alfat võrdub siis. Ja ma viin selle A siin paremale poole võrdusmärki. Ehk siis miinus alfa. Nii, okei. Okei. Davai. Mis need kokku annavad siin? 0,5 on ju? 0,5 A ruutu. Ning nüüd, et sellest, nüüd ma tahan seda koosinus alfat sinna avaldada. Ma tahan teada, mis see koosinus alfa on. Siis ma jagan kogu selle võrrandi, selle 1,5 A ruuduga läbi. Ja saan teada, et koosinus alfa võrdub 0,5 A ruudus jagatud 1,5 A ruuduga. Nüüd juhtub siuke maagiline asi, et need A-d taanduvad välja. Seda hetke sa olid kaua oodanud. Väga kaua. Ehk siis nüüd on teada, millega see koosinus alfa võrdub. mul on küsimus. Jaa. Üleval teine rida, ma ei saa aru, mis on peale 3 korda 2 miinus, mis seal on kirjas. Jah, siin on kirjas siis miinus 2 korda 0,25 A ruudus korda 3. Natuke jah, läks see asi väikseks siin. Nii et 2 korda 0,25 A ruudus korda 3. Et jah, ma pidin väikse paranduse sinna sisse vedama. Kustutada ei taha, sest muidu jääb parandus märkamata, siis jääb äkki mingi viga sisse. Ehk siis jah, see põhjus, miks ma siin üldse oranžilt tegin, on see, et ma tegin siin punasega ühe vea ja oranžiga tegin paranduse sisse. Et ei teaks, miks ta nagu järsku oranžiks muutus. Aga hetkel siis koosinus alfa siin võrdub 1/3. Mis see alfa siis on? On ta 90 kraadi või ei ole? Palju tuleb? Kalkulaatori peal. Mis on alfa väärtus? Öelge mulle. Palun. Ma vajan seda infot. ma teaks, mõtleks. see ei ole mingi 70 On küll jah. Ütle järgmine komakoht ka igaks juhuks. 0,5. Jah. Selles suhtes, et Lisett sa tegelikult tead ju. see olin mina. Jah, aga Lisett ütles, et ta ei teadnud. Ja Laura võttis kalkulaatori kätte, pani arkus koosinus 1/3 ja sai vastuse kätte, ehk siis kalkulaatori abil tooksid ta sisse. Ja saad 70,5. Ehk siis see vastus on, et alfa võrdub 75,5. Kas nüüd on piisavalt suur või? Jaa. Okei. Tore. Et ma panin valesti kirja. 70. 75. 70,5 kraadi.